Ehk siis tõesti me jätkasime traditsioonidega, pikaaegsete traditsioonidega ja me jätkame ka järgmisel aastal. Tõesti, nii nagu ma ütlesingi, et selles kohas Villetee 120 toimub see valgusfestival viimast korda, aga see ei tähenda seda, et seda üldse ei toimu, vaid me leiame sellele uue koha. Aga juba siis nii-öelda sügisel me avame Villetee 120 siin, kus valgusshow praegu toimub, staadioni, kergejõustikustaadioni koos jalgpalliväljakuga. Ehk siis inimesi ma ootan sügisel siia selleks, et teha sporti ja trenni. Aga mis puudutab tänast üritust, siis me panime põlema skulptuuri nimega Rahupuu ja vaadates eelmist aastat ja selle aasta algust, siis ma arvan, et just nimelt rahu teema on hästi aktuaalne. Ja siis, kui me süütasime seda puud, siis ma palusin kõikidel inimestel, et nad sooviksid, et meil oleks tõesti rahu maailmas ja et poliitikud selle asemel, et kasutada jõudu, kasutaks dialoogi, ehk siis sõna. Ja ma loodan, et see läheb ka täide. Ma olen tuletantsuga tegelenud juba üle 10 aasta. Tegelikult ei ole ohtlik, kui sa tead, mida sa teed ja harjutad ennem ilma tuleta, siis on kõik üsna kontrolli all ja midagi ohtlikku ei ole. Ma olen üle 10 aasta tegelenud ja harjutanud. Kas sa tuult ka puhud? Ma olen puhunud, kuid seda ma ei soovita, see on üsna ohtlik. Mille pärast? Kas selle vedeliku pärast? Jaa, kui sa neelad seda